Tere lapsed! Minu nimi on Heiki Vilepp. Olen lastekirjanik ja elan Tartus. Mul on läbipaistvad juuksed ja vaikne hääl. Nii et soovitan julgelt punni juurde keerata. Peale seda, et ma armastan väga moosiga pannkooke süüa, armastan ma veel igasugu asju välja mõelda ja luuletada. Ja eriliselt armastan ma udujuttu ajada. Nagu ei saa ilma. Rahvas räägib, et sellel, kes palju valetab, läheb suu suitsema. Ja teate, ükskord, kui ma jälle udujuttu ajasin, läkski mul suu suitsema. Ja suitsu tuli nii palju, et ma pidin akna lahti tegema. Ja kui siis naabrid nägid, et maja tossab, kutsusid nad tuletõrje kohale. No küll ma seletasin, et midagi põle, aga päästjad, nemad ju nalja ei mõista. Lasid mu elamise vahtu täis ja läksid minema. Nüüd ma enam akend lahti ei tee. Õnneks on mu majal korsten ja kui ma ahjuuks avan, läheb kogu toss korstna kaudu välja. Nüüd teab juba kogu linnarahvas, et kui Heiki Vileppi korstnast tuleb sinist suitsu, siis ta kütab ahju, aga kui tuleb valget suitsu, siis ajab ta jälle udujuttu. Vot sellised lood. Aga täna tahtsin ma teile rääkida hoopis tükkis nüffidest. Nüffidest. Ja see jutt on nüüd küll puhas tõde. Sest ma ise olen nüffide juures mõnda aega elanud. Päriselt ka. Et kes on nüffid? Nüffid on sellised väikest kasvu ja kõverate jalgadega inimese moodi olevused. Mõni räägib, et nad polegi nagu päris inimesed, et nende esivanemad on tulnukad. Võib-olla ongi nii, aga mina ka päris täpselt ei tea. Sest tõepoolest, nüffidel on nii suured silmad, et neil ei saagi lähedalt otsa vaadata. Sa pead vaatama kas ühte või teise silma, sest mõlemasse korraga lihtsalt ei ulata. See on vist sellest, et nad mitu tuhat aastat järjest on taevasse vahtinud ja tähti imetlenud. Eks vist sellepärast ongi nende silmad nii suureks läinud. Tutvustuseks räägiksin nüffide elukohast. Nüffia on tegelikult saar. Ja ta asub kusagil, kuidas ma seletan, Lapimaa ja Austraalia vahel. Tilluke saar ookeanis. Selle saare elanikud, nüffid, nemad ei tea siiamaani, mis asi on elekter. Aga arvutid on seal täitsa olemas. Ja lapsed mängivad arvutimänge. No nende arvutid muidugi ja nutitelefonid töötavad natuke teistmoodi. Seal on klaviatuuri klahvide alla pandud tillukesed piiksikud. Vaat piiksikud on sellised kilpkonna moodi tegelased, ainult hästi väikesed. Ja kui neile nüüd peale vajutada, siis nad teevad piiksu ja igal piiksikul on täiesti isemoodi piiks. Kui ma arvutist edasi räägin, siis suure klaasist ekraani taga askeldavad
imepisikesed haldjad. Haldjad liiguvad nii kiiresti, et palja silmaga on neid võimatu märgata. Kui Nühvi laps vajutab klahvile, see on piiksiku peale, siis piiksik piiksub. Ja kui piiksik piiksub, siis haljad kuulevad tema piiksu ja joonistavad piiksu järgi käskluse üles sellele klaasist ekraanile. Ja üldiselt on kõik täpselt nagu meie arvutis. Vajutad käsklusega klahve ja ekraani peale tuleb sul kujutis. Väga suurt vahet ei ole. Aga mõnikord jookseb ka nühvidel arvuti kokku. Sest vaata, haldjad joonistavad nii kiiresti, et nad väsivad ära. Ja mõnikord põrkavad kokku. Ja mõnikord tuleb neil pissjada või siis kukub pintsel käest. Kõige hullem on, kui haldjad kokku põrkuvad. Siis tuleb nad haiglasse viia. Ja siis võib mäng mõnikord mitu minutit järjest seista. Aga siis, kui mäng seisab, kuulab Nühvi laps muusikat. Ja mis te arvate, kust ta muusikat kuulab? Muidugi raadiost. Nühvimaal on ka raadiot. Ja raadio mõtles välja suur Nühvi teadlane Rõnn Tühv. Ja raadio on muidugi neil ülimoodne. Kuulab häälkäsklusi ja puha. Ja kui Nühvi lapsel on hääl ära, nagu minul täna, siis piisab raadio käima panemiseks lihtsalt raadio peale patsutamisest. Sest raadio sees on tilluke stuudio, kus istub haldjast saatejuht ja teises raadionurgas on bänd. Saatejuhile tuuakse karbi taga küljel olevast uksekesest värskeid uudiseid. No kes neid uudiseid toob? Ikka teised haldjad, kes mööda Nühvjat ringi lendavad. Mõnikord unustavad uudistetoojad mõne raadiokarbi ära. Ja siis peab saatejuht uudised ise välja mõtlema. Nagu mina täna. Nühvjas on loomulikult ka televiisorid olemas. Ilma elektrita töötava teleka valmistamine on ju imelihtne. Kujutate ette, elektrit ei ole, telekas on vaja teha. Tuleb lihtsalt lõigata seina sisse paraja suurusega 4-kandiline auk. Auk peab asuma põrandast täpselt nii kõrgel, et sellest paistaksid kätte kauge silmapiir ja metsaveerg ning kindlasti naabermajade aknad. Telekanaleid ei ole küll palju, aga seest ei kordu nad kunagi. Ja kanalite ümberlülitamine on imelihtne. Tuleb lihtsalt pöörata maja. Seda saab teha korraliku suure roolirattaga. Ratas on põranda alt ühendatud ringikujulise rööpaga, mille peal Nühvide majad seisavad. Kanaleid ei tohi väga järsult vahetada, sest siis lendavad asjad laudade pealt maha ja raamatud riiulitest välja. Teate küll. Naisterahvaste lemmikuteks on kanalid Kokandus ja Buduaar. Kokandusega saab tutvuda otse naabri köögi aknast. Ja Buduaar tuleb muidugi magamistoast. Tõsielusari tuleb tülitsevate naabrite elutoa aknast. Ja loodussaateid
näeb metsa poole pööratud telekast. Mõnikord on juhtunud, et Nühv on roninud pooleldi telekasse. No, et paremini näha saadet Tähis taevas. On ette tulnud ka paraku läbi teleka tänavale potsutamist. Noh, ja nüüd lõpetuseks räägiksin teile veel pisut sellest ajast, kui ma ise Nühvimaal elasin ja teadlase Rinn Tühviga sõbrustasin. Arvate, et Rinn Tühv on naljakas nimi. Nühvidel ongi sellised nimed. Ja Nühvid saidki oma nime häälitsuse järgi, mida nad magades esile tõid. Kujutage ette, et ma olen Nühv suurte silmadega ja magan. Nühv. Vot selline häälitsus. Selle järgi pandigi Nühvidele nimeks Nühv. Nühvid, Nühvimaa, Nühvija. Niisiis, räägin teile veel sellest korrast, kui ma härra Rinn Tühviga jalutasin, sealsamas kusagil Lapimaa Austraalia vahel, Tilukesel Nühvja saarel, selle sama suure silmalise teadlasega. Asi toimus kesköö paiku ja meie kohal rippus öine tähistaevas. Meie sabast tulid Nühvi Kahvi ja tema noorem vend Jufi. Tilukesed lapsed kõverate jalgadega, suurte silmadega. Nad vahtisid taevasse ja kukkusid seetõttu päris tihti kõhuli. Aeg on jube nähtamatu, mõtiskles teadlane Rinn Tühv. Aga kõik, mis ta teeb, on jube nähtav. Nühvi Kahvi ja tema noorem vend Jufi jäid aeg-ajalt seisma ja näitasid näpuga taevasse. Need kõik on juba kellelegi ära kingitud. Ohkas Jufi ja tegi, nagu katsuks käega taevast. Ei ole, vaidles Kahvi. Tähti on nii palju rohkem kui Nühve näiteks. Nad ei saa kunagi otsa. Rinn Tühv vaatas lapsi ja muheles. Siis ütles ta: tahate, ma kingin teile kummalegi oma tähe. Lapsed jäid teda kahtlevalt alt üles vahtima. Näete, see seal, see on lõvi tähtkuju. Ja selle lõvi tähtkuju kõrval on üks väga hele täht. Näete, jah? Lapsed vahtisid ja vahtisid. Muidugi nad nägid lõvi tähtkuju. Ja seda heledat tähte nägid nad ka. Seda heledat tähte kutsuti Reeguluseks. Aga Rinn Tühv arvas, et kuna lõvi tähtkuju tähti ja Reegulust on nagunii hästi palju kõigile juba kingitud, siis Kahvile lubas ta kinkida hoopis ühe teise tähe. Ühe tähe, mis oli Reeguluse kõrval, mida ei olnud küll hästi näha, aga ta oli seal täitsa olemas. Ja siis küsis Rinn Tühv: kas sa tahad, ma panen selle tähe nimeks Kahvi? Nõus. Kahvi võttis teadlasele ümbert kinni, ta oli väga õnnelik. Kahvi täht kilkas ta ja kargles ringi ratast. Minu täht, mul on päris oma täht. Jee.
ma tahan ka oma tähte, nõudis Juffi, kahvivend. Rein Tühv sügas natuke aega habet, vaatas taevalaaduses ringi ja osutas siis näpuga väga heledale tähele. Jaa, läks Juffi õhinasse, see sobib, jaa. Ei, tilitas Rein Tühv Juffi pead. See täht on Põhjanael ja seda on kindlasti juba 1000 kordi kellelegi kingitud. Aga sa vaata seda, mis kohe tema kõrval. Seda on palja silmaga küll raske näha, aga ta on täitsa kobe täht. Juffi pingutas silmi ja talle tundus, et ta näebki väikest tähte Põhjanaelast paremal pool. Saagu selle tähe nimeks Juffi, laulis Rein Tühv pühalikult ja naeratas Juffile. See on nüüdsest sinu täht. Ja Juffi kallistas Rein Tühvi ja nad karglesid kahviga ringi nagu pöörased. Mul on oma täht, mul on oma täht. Rein Tühv muheles habemesse, pilgutas mulle paar korda silma, pirakat silma. Ja astus edasi kodu poole. Ta libistas sõrmadega läbi tee äärsete kõrte ja seisatas aeg-ajalt, et lapsed talle järele jõuaksid. Vot selline jalutuskäik oli mul. Ja kui teil on mulle küsimusi, no näiteks Nühvide või Rein Tühvi kohta või ükskõik mille kohta, võib ka Unemati kohta, võib ka Viljami kohta, võib ka Roosa printsessi kohta või mõne luuletuse kohta, siis kirjutage kõik need küsimused aadressile vilep@vilep.com või vilep@vilep.ee. Mingit vahet ei ole, kas com või ee, mõlemad aadressid töötavad. Ja kui te soovite enne magama jäämist unejuttu või udujuttu kuulata, siis on mul olemas uduraadio. Moodsas keeles on see podcast. Eesti keeles öeldakse lihtsalt taskuhääling. Te saate oma nutitelefoni padja kõrvale panna ja muudkui kuulata ja kuulata ja kuulata ja kuulata, kuni tulebki magus uni. Tänaseks aga ütlen ma teile head aega. Mul on väga kahju, et ma ei saa teie juurde päriselt tulla. Aga te kirjutage mulle. Ja võib-olla kunagi kohtume. Head aega.